No tervist! Alustame siis selle vankumise uurimise siis vormistamise juhistega ja mul on nüüd ees siis see Wordi fail, kus on siis kirjas, mis tuleb teha ja siin on siis ka need tabelid ilusti ja on mul siis ka eraldi Exceli fail, mida te siis ilusti peaksite praegu nägema. Ja sellest siis on näha, et mul on siin mõõtmistulemused. Esimene tabel on siis vasakpoolne tabel, kus on mul mõõtmistulemused 10 sentimeetrise amplituudiga, 20 sentimeetrise amplituudiga ja 30 sentimeetrise amplituudiga. Ja siin siis esimene asi tuleb siis arvutada välja selle nende kolme erineva amplituudiga siis võnkumiste, kus ma olen siis mõõtnud 10 võnkumise aja. Selleks tuleb siis iga katse siis periood leida. Ja kuna ma tean, et see väike T on 10 võnkumise aeg, siis et saada selle ühe võnkumise perioodi ehk ühe võnkumise kestvust, tuleb see aeg ehk siis lahter T4 jagada siis 10-ga ehk siis võngete ajaga või võngete arvuga, vabandust, et me saaksime ühe võnke kestvuse. Ja lähengi siis lahtrile E4, lähen sinna, panen siia võrdusmärgi ja nüüd siis klõpsan sellel lahtril D4, kus on siis selle 10 võnkumise aeg ja jagan 10-ga, sest see oli 10 võnkumise aeg ja panen enter. Ja saan, et see on siis ühe võnkumise aeg on 1,942 ja nüüd siis võtan ja tõmban selle valemi järjest siia alla välja. No, kuna siin nüüd praegu just keegi tahtis liituda, siis ma korra katkestan selle. Nii, seega siis me saime selle perioodi välja arvutatud niimoodi, et me võtsime siis selle 10 võnkumise aja ja jagasime 10-ga ja saime kätte siis ühe võnkumise aja. Nüüd, kuna meil on iga amplituudiga tehtud 3 mõõtmist, siis meil on iga selle kohta ka 3 perioodi. No kuna me mõõtsime 1 koht või 2 kohta peale koma, siis ei ole nagu ka väga mõtet anda seda perioodi, tegelikult rohkem kui 2 kohta peale koma, seega siis ma vähendan komakohtade arvu. Ja nüüd ma lähen siis sinna, kus on see keskmine T ehk keskmine periood. Lähen minu siis selles failis lahtrile F5, mis on ilusti keskel lihtsalt. Ja siis mäletatavasti saab keskmise niimoodi, et kui ma lähen nüüd siia üles, kus on see automaatsumma ja seal kõrval on nooleke ja sealt ma võtan keskmine või siis kellel ingliskeelne on siis average ehk average. Ja ta näitab mulle, et ta tahab mingist valedest asjadest keskmist võtta, seega ma näitan talle ilusti, millest ma keskmist tahan võtta ehk sellest 3 perioodist, mis on 10 sentimeetrise amplituudiga mõõdetud ja panen enter ja saan, et see on 1,96. Ja kui ma olen juba ühe korra selle ära teinud, siis ma ei pea uuesti iga kord otsima seda keskmise arvutamise valemit kuskilt, vaid ma võtan selle sama lahtri, mis mul siin F5 on, lähen sinna peale, võtan Ctrl+C ehk kopeerin, lähen nüüd siis F8 peale endal ja panen Ctrl+V ja saan selle kätte ja samamoodi veel kord F11 peal ja saan samuti kätte. Näen, et see on siis 1,96, 1,97, 2,01 ja nüüd tuleb veel leida nendele standardhäälve. Ja standardhäälve mäletame kõik oma siis esimese kursuse siis esimesest praktilisest tööst on siis võrdub, nii võrdub
ja siis STD ja siis ta juba pakub mulle, ma võtan VPA lõppu. Ja nüüd, kui ma 2 korda kiiresti sinna vajutan, siis tulebki STT VPA ja siis ta tahab, et millest ma tahan seda standardhälvet arvutada. Ma tahan seda standardhälvet arvutada ikkagi nendest perioodidest ja seega ma näitan ära, et nendest 3 perioodist. Panen enter. Ja siis samamoodi nüüd jälle kontroll C ja kontroll V ja kontroll V ja mul on need 3 standardhälvet leitud. Ja jällegi, kuna mul on mõõtetulemus on 2 kohta peale koma, siis standardhälvet ei ole mõtet nüüd nii palju kohti peale koma anda. Aitab, kui ta on siis siin, noh, ütleme, kas 2 või siis ütleme 3 kohta, no 2 kohaga ta näitas kõike 0. Seega ma panen 3 kohta, et oleks näha, et nad siiski on olemas ja ta on erinev. Nii, ja nüüd siis viimane asi, mis sellel tabeliga tuleb teha, on näha, et see on öelda, et korrektselt kirja pandud. No korrektselt kirja pandud tähendab siis seda, et ma annan selle perioodi siis perioodi koos siis standardhälbega. Ehk siis antud juhul on siis siin, et see on 1,96 pluss miinus, panen siis siit pluss miinus, ei olnud siin see miinus, oi nüüd ma ei leia, nii miinus ja siis nüüd see standardhälve 0,027 ja niimoodi teen iga selle erineva amplituudiga mõõtmisega. Ehk siis siin on ta 1,97 pluss siis miinus 0,004 ja viimasel juhul on ta siis 2,01 pluss miinus 0,012. No ja ma tegelikult siis näen, et enam-vähem, kui ma arvestan ka siis standardhälbeid, siis see on 1,96 pluss 0,027 ja 2,01 pluss miinus 0,012. Et need on siis tegelikult arvestades ka standardhälbeid, võib öelda, et nad on praktiliselt võrdsed. Ja see ehk me võime öelda, et vea piires on mõõtetulemused võrdsed ja seega siis me saame järelduse teha, et tegelikult see periood ei sõltu amplituudist. Ja nüüd ma siis tegin järgmised mõõtmised ja järgmised mõõtmised siis tegin ma sellise amplituudiga, mille amplituudi valimisel ma lähtusin eelmisest tulemusest ehk eelmine tulemus ju näitas, et see periood ei sõltu amplituudist, seega ma võisin suvaliste amplituudiga seda teha. No enamus tegelikult ikkagi tegi suhteliselt ühesuguse amplituudiga, ma nägin. Ja sain tulemused siis 19,45 kuni 7,05. Ja nüüd on siin öeldud, et arvuta kõigepealt T ehk periood. Jällegi, kuna mul on N veerus on mul siis 10 võnkumise aeg, siis ma saan välja arvutada, kui suur on siis ühe võnkumise periood ehk ühe võnkumise kestvus. Nii, ja nüüd siis ma klikkisin siin, klõpsasin siis N neljal ja jagan selle siis M4-ga ehk see, mitu võnget tehti. Ja saan, et see on siis esimesel juhul 1,945 ja nüüd tõmban selle valemi alla välja ja näen, et see on siis kuni siis 0,705-ni, aga noh, kuna jällegi mõõdetud on 2 kohta peale koma, noh siis ei ole mõtet jällegi suuremat perioodi jätta, täpsemat perioodi jätta, kui ka maksimaalselt 2 kohta peale koma, ehk ma vähendan komade arvu siin ka 2. Nüüd järgmiseks on öeldud, et leia siis delta T ehk siis selle perioodi, mõõdetud perioodi määramatus. Ja see, kuidas seda leida, on Wordi failis väga ilusti
ära toodud. See on siis punkt 5, alapunkt C on siis mõõteveaks seda nimetatud, kuigi õigem on nimetada seda mõõte määramatuseks. Kopeerin selle valemi sinna Excelisse, et oleks mul silme ees lihtsalt. Ahah, jah, ühesõnaga on siis ilusti, et delta T võrdub 0,4 jagatud N-iga. See 0,4 on lihtsalt konstant, see on siis, loetakse, et inimese reageerimisaeg on 0,4 ja seega siis tegelikult delta T, lähen siis lahtrisse P4, panen võrdusmärgi ja nüüd siis 0,4 ehk kõigil keskmiselt on siis see reageerimisaeg 0,4 ja jagatud ja antud juhul on meil tõesti N ikkagi 10 ja jällegi N. Ja siis ma tõmban selle valemi jällegi alla välja ja mul on siis delta T ilusti ehk siis selle mõõdetud perioodi määramatus on välja arvutatud. Ehk see on siis 0,04 sekundit. Nüüd on öeldud, et noh, see suur T on meil siis, mis on veerus O, on meil mõõdetud perioodil. Aga põhimõtteliselt, kuna meil on tegemist väga sarnase siis võnkuva kehaga, mis on matemaatilisel pendlil väga sarnane, siis me võime ka teoreetiliselt välja arvutada, et kui suur peaks olema siis sellise pikkusega siis matemaatilise pendli periood ja see on meil Wordi valemis ilusti ära toodud. See on siis siin TA võrdub. Võtan selle jällegi, kopeerin endale siia Excelisse, et oleks mul silme ees. Saan ta ilusti siia ja näen, et see on siis 2 pi ruutjuur L jagatud G-ga. Nii, nüüd siis mis ta siin tahab? No tahab mingipärast mul natukene jonnida siin. No proovime liigutada see siia. Nii. Ja nüüd siis arvutan välja selle, lähen lahtrisse Q4, panen võrdusmärk ja nüüd siis 2 pi tähendab, et see on 2 korda. Korrutusmärgiks on meil siis arvutis selline tärn, mis on tavaliselt seal parempoolse shift klahvi kõrval või kuskil sealkandis, siis PI ongi siis selle pi funktsiooni nii-öelda funktsioon ja siis sulgudes me saame täpsustada mitu komakohta, kuna me ei taha nagunii, et ta siin seda välja arvutab, siis me paneme lihtsalt avame sulud ja lõpetame sulud. Siis ta annab võimalikult täpselt selle meile. Nii, siis järgneb korrutusmärk, mida noh, siin valemis küll ei ole seda korrutusmärki kirjutatud, aga me teame, et ainuke tehtemärk, mida me ei kirjuta, on siis korrutusmärk. Ja nüüd siis ruutjuur ja ruutjuur, nagu teame, on SQ ja siis ta juba pakub meile SQRT-d. Klõps on 2 korda kiiresti seal peal ja nüüd ta tahab teada, millest ta peab seda ruutjuurt võtma. Ta peab võtma seda L jagatud G-ga. L on siin ju mul lahtris L, suur L, ehk siis L4, klõps on seal peal ja siis jagamismärk, mis on siis klahv 7 all teatavasti ja jagatud G-ga, mis on 9,8 ja siis sulud kinni. Ja nüüd ma sain, et see on 2,007 ja nüüd, kui ma selle valemi võin jällegi alla välja tõmmata, siis ta arvutab iga selle siis pikkuse pendli jaoks teoreetilise selle välja ja et meil oleks jällegi võrreldavad see mõõdetud periood ja teoreetiliselt välja arvutatud periood, noh siis ma viin ka selle arvutatud perioodi samuti siis 2 kohani peale koma. Näen, et nad on suhteliselt sarnased, mõnes kohas natukene rohkem erinevad, mõnes kohas mõne pikkuse juures natuke rohkem, mõne pikkuse juures absoluutselt üldse ei erine. Nii, ja nüüd siis ma pean veel ka delta TA ehk arvutatud perioodi siis määramatuse siia välja arvutama. Selle vaatan jällegi Wordi failist, et kuidas see tehti ja selleks on siin valem selline. Ja kopeerin selle jällegi ilusti sinna Excelisse ära, et mul oleks mugavam teda vaadelda.
ja siis näen, et see on siis sulgudes 1/2. Noh, ma alustan siis võrdusmärgiga, siis 1/2 tähendab 0,5 korrutatud nüüd siis delta L-iga, mis oli ju, nagu me Wordis näeme, delta L loetakse 0,1 sentimeetriks. Nii, 0,1 sentimeetrit, aga kuna minul siin tabelis on kõik suurused meetrites, siis ma võtan ka siin selle delta L-i, võtan meetrites ja 0,1 sentimeetrit on 0,001 meetrit. Jagan selle L-iga, mis on siis mul lahtris L4, klõps on seal, ja korrutan omakorda kõik selle TA-ga ehk selle, mis ma Q4-ndas välja arvutasin. Ja panen siis sulgud kinni ja panen enter. Mingi pärast talle midagi ei meeldi, huvitav, mis? Ei saanudki aru, mis talle ei meeldinud. Ma panin mingi sulu, mida enne mul ei olnudki. No selge. Sain, et see on siis välja arvutatud siis see arvutatud perioodi määramatus on 0,001. No tõmban jällegi selle valemi alla välja, et see oleks siis kõigi arvutatud perioodi jaoks ka määramatus siiski olemas. Ja saan, et see on siis 0,01 kuni 0,03-ni. Ja siis on veel öeldud, et ma arvutaks välja ka sageduse. Ja sagedus teatavasti on siis 1 jagatud perioodiga ainult, et ma vaatan veel, kas siin on öeldud, et millest ma pean selle võtma. Huvitav küll. Ehk siis F on 1 jagatud T-ga, aga ei ole öeldud millest, no siis ma arvan, et ma võtaksin selle siiski mõõdetud perioodist. Ehk siis olen nüüd siin lahtris S4 ja tahan siis seda sagedust. See on võrdusmärk ja siis 1 jagatud ja nüüd siis mõõdetud periood ja enter. Ja saan siis, et see on 0,514 hertsi ja nüüd tõmban selle valemi alla välja ja saan kõigi erinevate 10 pendli pikkuse jaoks siis nende sagedused. Ja no siis jällegi, kuna mul kõik need mõõtmistulemused on 2 kohta peale, kui ma võin need ka siis 2 kohta peale, no isegi teed 1 koht ei oleks ka mingi probleem, aga no ma jätan ta 2. Nii ja nüüd siis on öeldud veel selles samas Wordi failis on meil öeldud, et lõpptulemuseks tee joondiagramm, mis näitab perioodi sõltuvust pendli pikkusest. Ja oleks sinna kantud mõlemad perioodijooned ehk siis arvutatud ja mõõdetud perioodid. Ja siis vaatame, kuidas nad kokku langevad. Ja selleks siis tuleks ka loomulikult, nagu öeldud, ka koos veajoontega see panna. Nii et võtame siis selle faili lahti ja proovime siis teha seda siis diagrammi. No võtan siit lisa, siis diagrammid ja on öeldud, et võtan joondiagramm. No võtan siit siis joondiagrammi, no oleks huvitav, milline neist kõige ilusam oleks. Äkki võtaks selle mummudega, äkki oleks ilusam. Võtaks selle mummudega. Nii. Näen, et on selline, aga ma ei määranud ära, millest ma seda mõõtmisdiagrammi, millistest andmetest ma tahan teha. No oleks võinud määrata, aga ei määranud. No siis ma olen nüüd selle diagrammi juures, siis võtan parema hiireklõpsu. Peaks vist saama niimoodi. Jah, ja nüüd võtan siis lähteandmed. Ehk siis see on data
inglise keeles data midagi siukest. Ma peast kohe ei suuda meenutada, aga lähteandmed. Nii, ja siis ta näitab mulle ära, et ta on võtnud see hoopiski praegusel hetkel siis andmed siit sagedusest. No ma ei taha sagedusest neid andmeid, ehk siis ma kustutan need andmed siit ära, millest on andmeid võtnud ja ma näitan, et ma tahan tegelikult neid andmeid hoopiski saada siis mõõdetud perioodidest ja teiseks ma tahan saada siis ka siis arvutatud perioodist, aga enne kui ma selle teise andmehulga ära märgin, et ma saaksin kahest erinevast kohast andmeid võtta, ma pean kontrollklahvi alla vajutama ja nüüd märkima ära selle hulga siin. Ja kui ma olen seda teinud, siis ma näen juba, et mul graafikud on päris ilusti, nad ühtivad, aga mida ma näen, on see, et siin all ei ole mitte need siis pendli pikkused, vaid on lihtsalt arvud 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja nii edasi. See mulle ei meeldi, siis ma vaatan siit, et näed, horisontaaltelje ehk sulgudes X telje sildid ja siin on näha, et need 1, 2, 3, 4. See mulle ei sobi, siis ma võtan redigeeri, vajutan siia ja nüüd ta tahab teada, et millistest andmetest ma siis tahan seda saada. Ja nüüd ma märgin talle ära, et ma tahan saada siis neid andmeid hoopiski sealt, kus on siis selle pendli pikkus. Ehk lähen minu selles tabelis L4 siis lahtri peale, vajutan siin alla ja tõmban kuni L13 ja lasen lahti. Ja näen, et nüüd tõesti siin sellel graafikul muutus see ilusti selliseks. Ja nüüd võin panna siia OK ja mul on see graafik palju ilusam. Ainult, et graafikul puuduvad ka veel, esiteks puuduvad igasugused need graafiku pealkiri ja telgede nimed. Lähen siia suure plussmärgi peale ja panen talle, et tahan telje tiitleid, see on vist charts title äkki inglise keeles, siis diagrammi tiitlit ja rohkem praegu veel ei tahagi. No panen kõigepealt need ära. Diagrammi tiitel, no mida see diagramm näitab meile? Me ju praegusel hetkel on Wordis ilusti öeldud, mida me tahtsime. Joon diagrammist näitab perioodi sõltust pendli pikkusest. No siis me panemegi ju, et see on siis perioodi. Noh, kust ta siis nüüd kadus mul? Nii. Ehk saan perioodi sõltuvus pendli pikkusest. Nii, siis mis mul siin teljel on? No on näha, et siin ongi mul ju siis periood. Ehk ma siis kustutan selle siit ära ja panen periood ja panen ühiku ka sulgudesse, et see on sekundites. Või nüüd sai küll väga vahvalt. Nii, et see periood on sekundites. No, nii. Ja siis siin alumine telg ehk niinimetatud horisontaaltelg, et seal on siis meil ju pendli pikkus ja selle suurus siis võiks ka panna, et mis ühikutes see on meil meetrid. Need on juba päris hea, see ainult, et mis siin veel taheti, et ka vearibad oleks kantud sellele sinna graafikule, seega lähen jälle siia plussile ja ma siis enne kui ma selle lähen, ma vaatan, et oleks mul võimalikult sellises kohas, kus ma kogu seda suuremat tabelit näen. Nii, ja nüüd siis lähen selle suure plussmärgi peale ja vaatan, et siin on vearibad. Ahah, mis kindlasti võiks ka veel olla, kuskil võiks olla legend, peaks kindlasti olema ka. Ehk et ma teaksin, mida näitab üks värv ja mida näitab teine värv ehk legend, et siis ma tean, et sinine on siis mõõdetud perioodid ja oranž
on siis arvutatud perioodid ja siis lähen veel vearibade peale, aga seal siis ma lähen selle vearibade peale ja siis seal tekib nooleke, ma klõpsan seal noolekese peale, siis ta küsib, et milliseid vearibasid ma tahan, kas standardviga, protsent, standardhääle või veel suvandeid. ma võtan veel suvandeid. ja siis ta küsib, kummale ma tahan, kas T-le või TA-le. no ma võtan praegu T kõigepealt. nii, panen OK ja siis ta nüüd pani sinna midagi, aga mulle see ei meeldi, mis ta pani. aga kust ma saan nüüd? vot see on nüüd küll vahva. mis ta nüüd siin tegi? joon oli säära. ahah, vot siin, kui ta nüüd midagi jama tegi, siis võtame sealt ülevalt, on 3 mingit ikooni, see on vearibade vorming ja ma võtan nüüd kõige parempoolse ja saan siis, et milliseid vearibasid ma nüüd tahan muuta. no ma tahan muuta praegu siis mõlemat ja ma tahan siis võtta kohandatud. ja vot nüüd võtan kohandatud ja võtan määra väärtus. ja nüüd ta küsib, et milliseid. ma tahan nii positiivse kui negatiivse määramatuseks mõlemal saada selle, ma võtsin siis praegu T ehk mõõdetud määramatuse ja siis ma võtangi delta T lahtristikust. võtan kõik need lahtrid siin nii positiivse veaväärtuseks kui ka negatiivse veaväärtuseks mõlemale sellesama väärtuste rühma ja panen OK. ja nüüd siis peaksin ma tegema sedasama ka sellele teisele ehk siis mõõdetud perioodile, ainult et nüüd on küsimus, kuidas ma sinna saan. nii. üks hetk, vaatame kohe. nii. kas ma lähen nüüd siis selle oranži joone peale ja nüüd võtan siit selle suure plussi, võtan vearibad, noolekese peale veel suvandeid ja nüüd ta pakub mulle jällegi, et millest ma seda võtan kohandatud määra väärtus ja nüüd ma võtan ju arvutatud perioodile määramatust ehk siis delta TA väärtused. nii positiivses suunas kõik väärtused kui ka negatiivses suunas kõik väärtused, mis delta T all on. ja panen OK. ja näen, et tegelikult mõlemal olid need suhteliselt väikesed, need määramatused ju, aga siiski, kui ma nüüd seda joonist võin ka natuke suuremaks teha, et oleks natukene mugavam vaadata, siis siiski võib tõdeda, et kõik need, kõigis punktis need 2 joont ikkagi vähemalt vea või nende määramatuse piirides langevad kokku ehk nad natukenegi puudutavad üksteist või vähemalt neid määramatuse siis jooni ka. ja seega siis ma võin ikkagi tõdeda, et väga hästi tehtud on töö ehk siis arvutatud ja siis mõõdetud perioodid langevad kokku ja siis ma nüüd võtan selle siis graafiku, võtan siin Ctrl C-ga selle graafiku, lähen sinna Ctrl V-ga või lähen sinna nüüd sellesse siis Wordi faili, siia siis kopeerin selle graafiku, siis mõlemad need tabelid vahetan ära, selle tühja tabeli kustutan ära ja siis selle teise tabeli asendan siia ja siis vaatan ka, mis on minu järeldused, kas mul ees on järeldus õige, et kas siis minu hüpotees, mis ma alguses tegin, osutus õigeks või mitte ja kas periood siis sõltub või ei sõltu amplituudist. ja samamoodi siis nüüd teen järelduse ka selle lõpus selle kohta, et kas siis minu hüpotees osutus tõeseks ehk kas pendli pikkusest siis sõltub see
see siis periood või mitte ja no siis ma vormistan korrektselt faili nimed, saadan etteantud aadressil, vaatan, mis see etteantud aadress on ära ja siis ma salvestan need kaks faili, kustutan siit lõpus selle ära, et mul ei ole mõtet jätta seda ülesannet, et ma hakkaksin kuhugi kopeerima või midagi, ma ei kavatse õpetajana enam midagi kopeerida kuhugi. Seega sellist ülesannet mul ei ole mõtet jätta enam, sest selle võiks siit ilusti ära koristada. Ja siis saadate nii, nagu me oleme kokku leppinud, ilusti kirja mulle, kus te siis kõik need vajalikud mõlemad failid õigete nimedega, õige teemareaga siis saadate. Ja sellega peakski siis meie tänane juhendamine olema läbi saanud ja võime siis, võite alustada oma tööde vormistamisega ja ma lõpetan siis tänaseks meie koosviibimise. Olge tõhusad ja saatke mulle siis oma tööd ära. Kõike kaunist. oota, kas ma võin küsida? Ja üks hetk, ma panen selle vist kinni, kui ma leian üles, kuskohast ma saan selle kinni panna nüüd. No mida? Üks hetk, ma ei leia praegu, kuidas ma saaksin selle äh, mm, toks nõus või. No päike paistab silm. Nii, kas ma praegu siis saan? Siin.